No kaugel oled? Davai, teeme nii. No nii, käes on 14 juuni, kell on saanud 7:40 umbes, mis tähendab seda, et käes on see päev, kus me lähme Pöörirandole, mis ühtlasi olevat ka Eesti kõige valgem suvepäev. Nii et viskame rattad autosse ja näeme juba Valgas vist ja... Tere tulemast Tõrva või Tõrva? Tõrva. Tere tulemast. Noh, esimene emotsioon. Tegelikult rahvast on rohkem kui inimesi. Uskumatult palju on isegi, aga Lauri võtab siis rattad maha, mina lähen orgunnin meile need vigased paberkaardid. Ja mis me siis tegema peame? Noh, mis siis emotsioonid või lootused on? Ootused on loota edasi, et lootus ei kustuks enne lõppu. Jõuaks nagu elusalt koju enne, muud ei olegi. Praegu on eesmärgiks 298 kilomeetrit Mapsi järgi, kuigi me juba vaatasime, et Tõrva oli või? Tõrva. 160 kilomeetrit keskpunkt, et võib-olla sealt keerame otsa ringi tagasi. Decisioon neid. Aga noh, siin on mingi 10 tundi aega, nii et 7, 9, 10. Conserve your energy. Ei tasu kohe alguses rihmaks tõmmata ennast. Joostasin teistega võidud. Korra olla kõige ees. Tunnen hinde vaata. Kaua me sõitnud oleme? Kilomeeter. Ja juba otsime õiget tee otsa, mida ei tundu olevat. Aga noh, see ongi elu. Meeskil ei ole kaarti, sõidab ees mingil põhjusel. Ma teen tempot. Aga kuule, seda kohta ma Insta story'st nägin. Kurat, see on ikka ilus kruusatee. Ma arvan, et siin me ei sõida. Kurat, siin sõidab meid see. Vaimle. Ei no, siin pole midagi, kui jalad on jalast ära. Ei, kõrvalt ei saa. Kust kõrvalt? Siit äkki. Äkki sealt läheb. Äkki siit samast läheb ka. No nii, checkpoint 2. Kohanimi oli Olinas. Küsimus, mitu lauda? 2 lauda. Aga on ka esimene kaotus. Minu Hiina lenksukott läks katki. Lauril läks see peaaegu katki. Nüüd meil oli diskussioon, Lauri ei ole nõus järvevett jooma või sööma. Aga teeme kiire. Not sponsored, aga mingi odav prismatoit. Poole odavam kui Eesti Tactical Food Pack. Ma arvan, et maitsevahet pealt ei ole. Ma arvan, et tegelikult ei ole. Nii et teeme kiire lõuna siin ilusas Läti männimetsas. Ma ei usu, et ma ära suren. No nii, järveveega friisib food. Teebki parem maitse või? Looduslikum. Mina ei tea.
ma ei oska hinnata. Siuke veider. Nagu kruubisupp. Nii, kiire uuendus vahepeal läbitud on 30 kilomeetrit, keskmine kiirus on 16,6, mis on tegelikult päris okei, arvest seda, et me lükkasime mingi, pool tundi läks ikka liiva sees ju. Nii et, mis asja? 30 kilti või? Samas ei ole, sõiduaega ainult tund 50. Valmer Muise. Mail, et oli siia? We've been living in sin so long, all the feels are gone. No nii, vahetud emotsioonid, mis kauplus see oli? Ma ei teagi. Siin on väike topping õhtuseks, aga väga huvitav. Pood on eestlasi täis, keset Lätit. Ja tuleb välja, et siin linnas on õhtul Ukulele orkestrikontsert, mis on... Me mõtlesime, et see on nali, aga tuleb välja, et see on päris. Ja see oli Viimsi Ukulele või? Lühend. Ja see on ka hulk naisi, kes mängivad hästi väikest gitarri. No võt, Läti on ikka vahva koht. Me oleme sõitu mingi 40 kilomeetrit. Lauli tahaks juba koju minna. Aga... Ja no, poe ees väike pornostaari Dünamiit. Me niisugust ei olegi Eestis näinud. Aga muidu on tegelikult päris tore ju. Minul on väga vahva. Aina vahvamaks läheb. Selles mõttes, et ma ei tea, mis see kell on. Me oleme sõitnud võib-olla mingi 4 tundi. Mis tähendab seda, et 20 on meil ees. Head aega, Strentsi! No nii, meie jaoks kolmas checkpoint. Mingi torn, järv, mis iganes. Tuju on ülev. Või mis? Yeah, we have arrived. On hea. Super, siin saab ujumine. Me olegi näidanud, me peame ühesõnaga täitma selliseid asju. Siin on iga koha kohta mingi küsimus ja siis on iga koha ees saad punkte. Nii et sootorn. Mitu pinki on tornis. Valkas! Kõrva vald. Ja lihtsalt niimoodi ei ole mingi Eestis. No võt, mees on väsinud. Nagu me mõlemad. Tuleb välja, et ikkagi saab poodi, sellepärast, et kui kohalikud tahavad vihikusse viina võtta, siis peab saama. Nii et seisime siin, sõits mingi, ma ei mäleta, mis iganes. Auto tuli siia, parkis ära, lasi ukse kella ja siis tegid veel nalja, et ega rahast ju ei saa ära öelda ja siis läksid poodi ja küsisid, et kas see viina võib vihikusse panna ja vana härra lubas ja siuke see maaelu ongi, aga meie maksime oma asjad ilusti ära ja kuigi oleks võinud ka vihikusse võtta ju, kunagi tagasi ei tule enam võib-olla. Aga ei, see on mingi lõpsu ja sprotte ja elu on üsna ilus. Nüüd järgmine suund on meil Helmede juurde ja mitte Martin ja Monika, vaid mingi ilus asula siin Lõuna-Eestis. Nii et seal peaks üks punkt ka vist olema, üks Helme mõis, või loss, mis iganes, millest me sõitsime ka mööda, kui me siia tulime. Nii et
lähme vaatame, astume siit Yeti poest teele. Pole sponsoreeritud, aga tasub tulla, väga tore vanamees on siin, kes räägib keeles, millest keegi midagi aru ei saanud, aga täitsa pekkis, kui kanged põlved on. Mis on koopas oleval sildil kirjas? Palju asju kirjas? Varisemisoht. Objektid viibimine keelatud. Juba enne muistset vabadusvõitlust näha. Nii, Taiger, kuule ma siin mõtlesin, et tõmbaks siit veel üles 50-60, nii siit saab mingi soti veel kokku, et mis sina arvad? Muidugi, sa jaksad sotti teha, aga ei, mina kindlasti ei jaksa sotti teha. Piinlike ma juba praegu, 114, ma pole kunagi elus nii palju järjest sõitnud, nii et see on juba mu rekord. Ja me peame siit veel alla panema mingi 30 või? Jaa, aga... Nagu just eelmine võistleja ütles, siis siit koju on ka väga pikk maa. On küll jah, aga jube kahju kuidagi, et vaat siit ülevalt korjaks nagu 3 punkti veel ära. No tere hommikust, ma ei tea, kas midagi näha on, aga päike igatahes tõuseb. Minu põlved on perses. Tegelikult ei ole, nad on lihtsalt väsinud. Nad ei valuta otseselt, aga nad on väsinud. Tõuse võtta ei jaksa enam. Aga palju pole enam jäänud ju. Muidugi ilusast eesmärgist 290 on tehtud vist 150 varsti. Rohkem juba või? No, võt. Taiger, kus olid, ma ootasin siin pool tundi siin. Pool tundi ootasin praegu. Ma andsin intervjuud. Niimoodi tõusu peal püüavad inimesi. No tere hommikust. Kell on 12.02. Me oleme laagris olnud praeguseks seisuks siis mingi 8 tundi või? Meie sõidud on tänaseks ja ka eilseks tegelikult kõik sõidetud ja võiks ju vaadata otsa korra numbritele. Me tegime 162,75 kilomeetrit, keskmise kiirusega 15,9, mis on tegelikult isegi üllatavalt hea. Kokku liikumisaeg 10 tundi 12 minutit, kogu kulunud aeg 15 tundi. Noh, kindlasti üks oli Lauri Yeti peatus, siis oli meie lõunasöök Lätis, siis need mõned õlled kellegi koduhoovis. See oli äge. Tõusumeetrid 822 ja maksimaalne kiirus 45,6. Ma arvan, et see oli siis, kui ma selle Audiga võidu sõitsin. Lauri muidugi ei usu seda, aga ma olen tänu kindel. Max Elevation 103 meetrit, mis siis tähendab kõige kõrgem punkt, mis me siis olime merepinnast 103 meetri kõrgusel. See on ju Eesti kohta päris kõrgel. No võt, nii et kui põlved poleks alt vedanud, oleks olnud isegi äkki 200. Äkki oleks isegi kõik ära teinud. 200 oleks kindlasti teada. Aga noh, seda ei saa kunagi teada enam. Nii et võtame siis päeva kokku, et vaja on uut ratast. Vaja on Lauril uut sadulate pükse. Sellepärast, et ta aanus valutas. Nii et ma ei tea, tegelikult oli tore.